Hei aiasõbrad! Viskaks kiirelt pilgu peale viinapuude selliste kevadiste kasvude harvendamisele. Selline normeerimine on üldiselt vajalik selleks, et sellist paremat, kuidas öelda, paremat viinamarja kvaliteeti tagada. Ja iga aasta olen nii teinud, teen edasi. Ja vanemad viinapuud kindlasti seda ka rohkem vajavad. Nooremad üldiselt oma sellise kasvunõrkusega juba ei tekitagi neid kasve nii palju. Aga minu selja taga on juba näha, milline ta hetkel on, kohe vaatame koos ja mis seal ikka. Lähme asja juurde. Nii, nagu näete, siis siin tuleb väga palju kasve ühest samast, ma ei oskagi öelda, kuidas seda nimetada, pungaklastritest. Et siin tuleb teha sellist normeerimist. Terve selle puu ulatuses ma ei näitagi, aga see on siis Kosminski siini, mis on üsna tugeva kasvuga. Aga kui me vaatame ka siia, mis on siis Somerset Seedless, siis ega temal on sarnane olukord. Et samamoodi tuleb normeerimine teha. Mida see tähendab näiteks siis siin Somerseti peal näiteks see koht siin, kui me vaatame, siis siin on näha, et siin selles klastris, ma võtan siin ühe väikse lehe ära. Siin on väga palju pungi puhkend ja kindlasti tuleks siin normeerida. Üldiselt, mida see tähendab? Öeldakse, et siuke 2, mina olen isegi jätnud nii-öelda igaks juhuks 3, aga üldiselt selline 2-3 on okei. Ehk ülejäänud tuleks välja murda. Et mida see tähendab? Võtate siit rahulikult kinni ja tõmmata välja just sellised nõrgemad. Kui siin võtta nõrgemad, jätta need, mis siin on püstisemad, tugevamad, siis ma isegi võtan selle siit ära. Ja nii see normeerimine välja näebki. Et jälle, kui me vaatame seda kohta siin, siis ilmselgelt sellel ei ole siin lootustki teistega konkureerida. Ja siin võib jätta 1, võib jätta 2. Kuna see koht on selline tühjem, siis sinna ma jätan hetkel, vaatan veel, kas see areneb või ei arene. Aga samas näiteks siin kõrval kohe, siin on näha, et ühest neist me peame loobuma, võtan ühe välja. Et nii me käime terve selle puu üle. Toimetan ühe käega, siis ma loodan, et see sisse suumimise variant ei ole väga kehva, aga näiteks siingi. Ta on ikkagi väga väikene see ja ma ei tea, kas tal on tegelikkuses ka reaalset lootust jõuda kande ikka. Aga ma natukene lasen sellel teisel veel võtta, et ma jätan sellised 2, jätan ikka ja lähen edasi ja vaatan hiljem üle. Kui on vaja, siis murran välja, kui näen, et heine hakkab jääma sellest kängu nii-öelda. Ei saa piisavalt jõudu sealt, siis ma murran ta välja. Et siin all on ka nagu näha, et siin on paras selline segadus, kuna liinil, antud liinil on ka 2 oksa siin, nii-öelda 2 põhitüve. Näitan, siin on üldse selline ristumise koht, aga muidu on siin 2 põhitüve. Aga siin on neid väga palju koos, siis siin kindlasti hiljem, kui nad suureks kasvavad, need oksad, siis see lehemass on hästi tihedalt õhkegi läbi, igasugused haigused võivad tulla ja ka marjal tegelikult on endal päikest vaja marjasuhkru jaoks. Et siin tasub juba võtta niimoodi, et kui näiteks nagu siin on, pung on altpoolt avanenud, siit, siis tal eriliselt on taimel loomulik kasv, tugevam kasv ülespidi. Ehk siis mina nagu seda allapoole punga väga lihtsalt ei jäta, et selle ma võtan siit kindlasti välja ja pigem jätan või eelistan sellist ülespoole kasvavaid pungasid. Ja niimoodi see normeerimine siin käib, et näiteks siin võib ju selle siinpool sama, et näha on mitu tükki siin. Ja näiteks selle külje peale kasvava ma võtan välja ja nii jätan. Kasvuhoones on nad juba kõik oma selliseid tarjaalgeid tegemas. Loomulikult selle järgi on ka lihtsam ilmselgelt valida välja, mida te jätate, mida mitte. Et nii on. Aga lähme kiirelt Kosminski siini juurde tagasi. Siin on sarnane
Sarnane olukord, jälle vaatame, mis siin tuleb, kus siin punga klastrites tuleb, et ei oleks teise oksa peal, kuna siin on 2 põhitüve järjekordselt siin kõrvuti üksteisega, siis tuleb arvestada seda, et alguses suure hurraaga lähete peale, muurate liiga palju välja, aga tegelikult tuleb välja, et ühe oksa teete tühjaks, et siis sellest pole päris kasu. Teete liiga, et peate veenduma, et kõik need tulevad siit, et siin on ka näha tegelikult, et ma võtaks selle oksa või selle lehe ära siit eest, näete paremini. Et siin tegelikult on näha, et sellest põhitüvest tuleb 1 sont välja ja seda me ei näpi ja siin samas tagumisest tuleb 3. Et siin tagumisest me võtamegi siis nõrgema välja ehk võtame selle siit välja. Jätan esialgu 2, need on päris tugevad ja jätame nüüd kasvama siia. Et siin on sarnane. Võtan siit ühe ära. Selline see normeerimine välja näeb. Ega ma ei ole nii kindel, kui ma ära normeerin ta ja välja võtan need võsud, siis hiljem te sellega ära tunnete, aga korra vaatame veel. Pärast seda ma panen kaamera ära, murran välja ja vaatame edasi. Esimese rehaga sai siis üle käidud. Võetud nõrgemad kasvud välja. Selliselt see normeerimine käib. Võib-olla kaamera pildi järgi ongi keerulisem kuidagi seda tajuda. Aga järgmine kord vaatan juba ilmselt sellise paarinädalase vahega üle. Et siis nad on juba kõvasti rohkem peale visanud. Aga nii ta käib. Ja mis seal ikka. Näeme juba järgmises videolos.